This one can... No, sorry. No, everything's okay. Little bit time. Okay. I step. Please tell me. Yes, I say. See ei tundu ehk kõige sujuvam algus pikale puhkusereisile, aga just nii stardivad kaks sõpra ja reisiselli pöörasele seiklusele teisele poole maakera. Hi, Bangkok! 10 tunde lennureise ja ümberistumisi, aga ka seiklusi, ekstreemsusi ja ohjeldamatut pidutsemist mõjub seda üllatavamalt, et mõlemad mehed on alakehast saati halvatud ning liiguvad ratastoolis. Loomulikult ma ei kiida heaks seda. Ma tean, mida võivad tähendada pimedad tänavad, inimesed, keda sa ei tea. Sa ratastoolis, see ei ole võimalik, see ei ole ju reaalselt võimalik. Aga siis sa teedki selle võimatu asja jälle reaalseks, seda enam sa saad oma elus rohkem hakkama. Haapsalus sündinud ja Läänemaal 3-lapselises peres üles kasvanud Kristjan Kesküla oli nooruse sportlik ja aktiivne laps, kes sattus ala lõpmata kõikvõimalikesse sekeldustesse. Kas oli mingi luupooleks, kas ta oli jälle karkudega, jäi kuskile kättpidi vahele, suutis omal nimetissõrme kirvega otsast lüüa ja mingid sellised asjadel kogu aeg oli midagi. Aga ka sellepärast, et ta kogu aeg tegutses. 2004 sai Kristjan isaks, lõi pere ja rajas oma puiduveo ettevõtte ning elu kulges ülesmäge. Kuni 2010. aasta 31. detsember muutis kõike. Kristjan oli koos sõpradega Pärnus ööklubis aastavahetust tähistamas, kui suundus varahommikul üksinda hotelli ja kukkus segastel asjaoludel 6. korruse rõdult alla. Ja seis oli kriitiline, südame aort, peaaort oli siis puruks, kopsud sees, opereerida ei saa, midagi teha ei saa. Laps lasti juba juurde, öeldi, et siin pole suurt midagi teha enam. Öeldi, et neil ei ole nagu lootust minu suhtes. Ja ega ma ei rääkinud ka adekvaatset juttu. Kui tal ei ole jalgu, me saame ju hakkama. Aga kui ta otuga on, mis me siis teeme sellega? See oli nagu see algne hirm, aga peale seda siis seljaoperatsiooni oli ta endiselt normaalne tagasi, nii et see oli tegelikult väga suur nagu võit meie jaoks. Kristjan paranes jõudsalt ja hakkas tänu taastusravile sisuliselt uuesti liikuma. Sai vahepeal teistkordselt isaks, aga nii uskumatu kui see ka pole, sattus 2020 lapsepõlvekodu lähedal maanteel taas traagilisse õnnetusse. Tulin mööda Haapsalu maanteed, vastassuunas tuli auto. See ei usu viimase hetkeni, et ta sulle sisse tuleb. Tuli terves aeg minu vööndis ja tuligi otse 10-sse. Kokkupurke tagajärjel kahjuks on Toyotat juhtinud inimene surma saanud, Toyota kõrvalistmel istunud naisterahvas vigastada saanud ja Volkswagenit juhtinud meesterahvas on ka toimetatud Tallinna haiglasse. Kui on juba selline selgroovigastus, siis pigem oli kohe see teadmine, et tõenäoliselt hakka kunagi kõndima. Ilmselt oli tema see ise, kellel oli kõige rohkem positiivsust. Tema uskus nagu väga sellesse. Kunagi ei saa öelda, et ei taastu. Alati jääb lootus. Võib-olla sildavad, võib-olla teevad. Vaatamata teda saatnud ebaõnnele on 42-aastane pealinna väike ettevõtja igati tegus ja toimekas. Kristjan käib tööl, lauatennise trennis ja unistab paraolümpial osalemisest. No nii, tööauto. Tööauto, jah. Sellega on puhas nauding, jah? Ei sõita, mulle meeldib iseenesest. Ehk igapäeva toimetused võtavad omajagu rohkem aega, saab ta iseseisvalt hakkama. Eks ta selles suhtes natuke keeruline on sõita, sellepärast, et pojamehed kõik käivad siit ääresse, kõik kes sõid, tõmbad ülesse ja vajutad on pidur. Ega vaja lähedaste tuge. Meil on ainult rattad all, meil muud vahet pole midagi tavainimesega. Meil on rattad all, me peame olema natukene lihtsalt leidlikumad, alati olema valmis, kui midagi juhtub.
5 aastat tagasi tutvus Kristjan Haapsalu taastusravikeskuses 38-aastase 2 lapse isa ja tootmisettevõtte tehnoloogi Indrekuga, kes sai viga 2019 toimunud Krossi mootorrataste võistlustel ja on sellest ajast saadik alakehast halvatud. Kui nad taastusravisse tulevad, nad välja ei lähe kuskil lähema, ma ütlesin, täna läheb jope selga, nüüd me läheme õue, nii käibki või? Ma ütlesin, käibki nii. Käisime pidudel, väliüritustel, ööklubides ja siis hakkas nagu õige elu pihta. 2 toolikast, nagu nad end ise hellitavalt kutsuvad, said kiiresti sõbrad ja teineteise tugiisikud ning läinud talvest alates ka reisikaaslased. Indrek ja Kristjan põrutasid veebruaris Taisse, Uskusid seda veel nädal aega tagasi, et niimoodi meie sujuda. novembris Filipiinidele, hullasid Singapuris ja panid pidu Hongkongis. Väga raske on leida inimesi, kes nagu suga reaalselt tuleks nii pikalt reisile ja võtaks üldse nii pikkasid. Kõik tahavad mingit tavalist päevitust või puhkusreisi. Meie tahme ekstreemsust. Nende reisivideod meenutavad kohati naljasketše. Nüüd siis on meil lennujaama sõit. Kus peategelased satuvad ala lõpmata ühest jamast teise. On jah, politsei. Oi, pea. Täitsa pekkis. Sain midagi jätta. See on nagu nii uskumatult kaootiline meil, et ma üldse ei tea, kuidas me nagu ilma nagu suurte probleemideta selle reisi nagu läbi tegime. We were the street, middle the street and we saw white red and we across. Yes. Aga kõike tasub nagu huumoriga võtta, et kui midagi nihu läheb, et siis võt korraks aja maha, lähed teed öölle, saad kõhu täis. Hoopsti tulevad kohe head mõtted ja. Paadisõit oli väga äge, isegi nii maruline, et isegi korra viskas kaamerad paigast ära. Kõikjal, kuhu nad lähevad, on neil kaamera kaasas ja õigupoolest plaanibki Kristjan reisist vändata tõsielu seriaali. Bangkokis peatume 2 päeva hotellis, mis asub Kasnraundil. Olematu eelarvega sarjas teevad lisaks meestele kaasa kohalikud taksojuhid. Yes, good. Ööklubide sisseviskajad ja juhuslikud möödujad otse tänavalt, kes pisikeste rollisoorituste kõrval täidavad ka operaatori kohuseid. No, this is not bad. No. Suvalised inimesed põhimõtteliselt. Täiesti suvalised inimesed, et selles suhtes, et sa maksad talle 2000 kohalikku, see on ju meie rahas 32 € päevas. Selline on meil kaameramees. Iga hetk ta magab. Wake up, Gilbert! Rise and shine! Te näete küll lummavat loodust, lopsakaid džungleid ja valgeid liivarandu, aga olge hoiatatud ka ohtralt paljast ihu ja vulgaarseid stseene. Siis Euroopa naised tantsivad. Ma võin öelda, et Euroopa naisi on kohal rohkem kui Euroopa mehi siin Tais, nendel pöörastel tänavatel. Meeste sõnul ongi nende eesmärk tavapärastest reisisaadetest eristuda ja näidata vaatajatele seda, mis neid päriselt huvitab. Kusjuures me nagu mingitesse muuseumitesse lõpuks ei sattunud. Ikka pidu kogu aeg? Panime pidu ja sai ikka igal pool naistepaarides käidud ja üle kontrollitud, mis elu seal toimub. Kohe värava ees on omad Viagra müüjad, müüvad sulle kohe Viagrat. Saab sellist, mida sa tahad. No nii, Kristjan võtad ära paar pakki või? Siukse tohi. Ei, mul ei ole vaja. Siis me natuke intervjueerime neid naisi, saame teada nende käest infot, mis toimub. Siis me käime seal nendes baarides, vaatame, kuidas see asi käib. Ainult vaatate või? No tavaliselt vaatame rohkem, jah. No seal oled ikka tegija, kui sa sinna sisse veered. Tullakse ikka kohe juurde ja uuritakse, kuidas te siin üldse olete ja kuidas te üldse saite. Ma ei kiida seda heaks, aga ma püüan olla talle toeks nii palju, kui see on võimalik. Esiteks on see, et ta teeks seda nagunii ja teiseks aruka inimesena
ma saan aru, et kui meie ei toeta teda emaga, siis ühel hetkel jääks ta voodihaigeks ja see tähendaks ikkagi, et sellega peaksin tegelema mina ja tõenäoliselt minu ema ja me täna ei ole selleks valmis. Et las möllab. Las möllab. Tema on võtnud oma motoks selle, et kuniks elu. 2 kanget ratastooli rändurit trotsivad kiiruseid, kõrgusi 1, 2, 3. 1, 2, 3. ja isegi torme. Vee tase on nii kõrge tee peale. Nagu meri, pane aknast välja, nagu meri on. Ning vaatavad tõtt oma suurimate hirmudega. Mine pekki, kui see mu selja ära tõmbab, see ma isegi ei tea, kuhu ma ennast täna segasin. Aga ta kardab jah kõrgust, et see on meile pere kõigil 3 lapsel ja ka minu pojal kuidagi geneetiliselt kaasa tulnud, et me väga ei armasta kõrguseid. Okei, teeme ära. See on ägedam, kui ma arvasin! I'm alive! I'm alive! Pole see elu läbi midagi seal ratastoolis. Mina näen sellest jälle sellist ka natuke sellist sotsiaalset projekti ja mitte seda ainult, et mul on fun ja mul on tore. Elu läheb edasi. Ma kartsin ikka päris palju, see oli ikka päris hirmus on. Aga vaid see, et tegelikult on kõik võimalik ja elu ei lõppe ära ratastoolis. Läheb lahti see möll meil lõpuks. Ja ongi esimene haid kohal. Nii, mine. Opa, haid ootavad. Kui see hai ikkagi mitu korda ikkagi vastu sind läheb reaalselt, põrkab sinu peale ja tõmbab vastu sind, et esimesel korral ikka ehmatas ikka väga ära. Võimas, ülivõimas. Siukest kogemust ka elus ei saa. Ja ratastoolist sellist kogemust saada, no ma ei tea, mis kuradi reisid need on. See on ikka päris haige värk. Mehed veedavad reisil kokku 6 nädalat. Sellest lennule kulub ühtekokku 60 tundi, mille vältel läbitakse üle 50 000 kilomeetri ehk tehakse sisuliselt maakerale tiir peale. Juhuu! Talli! Sõnatu, jah? Sõnatud otsa. Kas nüüd ongi pidu läbi? No väga kurb, jah. Mina ütlen, et üks mu elu parimaid seiklusi üldse, mis minu elus olnud on. Kui tavalisele inimesele tähendaks nii pikk reis kurnatust ja tagumiku kandiliseks istumist, siis Indrekul avaldus kodumaale jõudes tõsine terviserike, mille tõttu annab ta ka seda intervjuud pealtnägijale otse haiglavoodist. Enda sõnul ei kahetse mehed siiski hetkegi ja plaanivad juba uusi reise. Sa unustad ära, et sul nagu igapäevamured unustad ära ja tunned ikka ennast nagu täitsa tervena. Et minu energiaallikaks ongi, ütleme, täna see reisimine. See päike ja see, ma saan sealt sellise poweri, seda ei saa seletada.